Tere, minu nimi on Pavel ja täna ma soovin teile tutvustada ühte väga ainulaadset tööriista. Nimelt on see tüübelpuur Maffel DDF40. Juut käib Saksa tootjast, kel on ambitsioonidega kõik korras. Juba aastakümneid see tootja pakub profiklassi tipptasemel tööriistu. Et sellel on selline tunnustus, et need on väga kaasaegsed ja väga ainulaadsed oma lahenduste poolest. Ja kui rääkida sellest tüübelpuurist, siis see on uuendatud variant eelmisest, mis võeti tootmisest maha 2018 ja selle asemele tuli siis uus. Varem oli siis DD40G ja praegu on siis DDF40. Et on üks mudel veel, mis on praegu ka veel, see on DD40P. See on mul ka siin laua peal, et näidata seda, kuidas toimus areng ja mis on juurde tehtud. Et nende erinevus on see, et oligi 2000 aastate alguses selle tootjalt pakutud 2 tüübelpuuri. Nende erinevus oli võimekuselt ja puuride läbimõõdult. Esimene oli siis 700 vatti ja see oli siis 3–12 läbimõõduga puurid ja teine oli siis 1000 vatti ja on siis 5–16 läbimõõduga puurid. Et see on mul siin ka laua peal, et seda ei ole veel uuendatud, aga uuendatud variant ongi see, mis oli väiksema võimekusega. Ja ma soovingi natuke tutvustada praegu seda tehniliste omaduste poole pealt ja siis näidata, mida ta suudab. Et jutt käib mobiilsest masinast, mille abil on võimalik teha erinevaid tüübelavasid ja lisatarvikute abil saab teha seda erinevas, ütleme niimoodi, erineva keerukusega ülesannetes. Et kui on vaja täpselt teha kas külje pealt või mingisuguste sammudega, siis see tootja näeb ette seda võimalust teha erinevate lisatarvikutega väga täpselt ja mitmekülgselt. Et see masin on siis nüüd 200 vatti võimsam, see DDF nüüd uuendatud, see on 900 vatti ja pöördeid on tal 8500. Tal on 2 seda puuri, mis siin sees on. Nad siin tulevad välja ja nad teevadki korraga 2 auku. Ja siin on võimalik reguleerida erinevaid parameetreid. Siin on täisnurk on praegu näiteks ja võimalik erineva nurga, see on see tald, nagu küljetald. Siis on võimalik reguleerida kõrgust, panna seda üles alla, see on siis seotud materjali paksusega ja selle materjali paksuse jaoks on siin pakutud veel siuke šabloonne fiksaator, mis pakub fikseeritud kõrgust ja see on siis seotud selle standarditega, mis on mööblitööstuses. Siin on siis 6,5, 8, 9,5, 11 ja 12. See on siis nende puuride keskkoha kaugus siis sellest tallast, et sellega siis saab panna näiteks, kui ma valin siin 11 ja fikseerin selle ära siin, siis see on 22 paksusele täpselt keskele ja kui see on näiteks 6,5, siis on kuskil sinna 12 paksusega lauale. Ja see on tegelikult selles masinas on nii palju asju muudetud, et see on juba täiesti teistsugune masin. Et kui juba selle mudeli esimeses variandis pandi tähele, et on vaja teha paremaks tema käepärasus, sellepärast, et see masin eeldab tõukamist, et saada see 2 puuri kenasti materjali sisse. Kui jutt käib näiteks täispuidust, see saepuuruplaat on väga lihtsasti puuritav, siis oligi vaja teha paremaks tõukamine. Et siin ongi 3 tõukamise varianti, näiteks siit kätt hoida, siit saab hoida ja siis siit tagant. Ja see sõltub siis sellest, mis mugavus parasjagu sobilikum on. Ja siin on näiteks üks väga ainulaadne lahendus selle masina, et kui me räägime näiteks sellest puuri sügavusest, kuidas seda valida,
siis siin on 2 liugurit näiteks, mis liiguvad. Ja siin on võimalik panna 2 positsiooni. Näiteks kui üks ava peab olema teil 15, teine peab olema näiteks 27, see on siis 40 millimeetrit tüübli pikkusega ja varu veel 2 millimeetrit seal liimi jaoks näiteks. Ja. Kui see on valitud, siis siin on siuke lipp, mis võimaldab teil valida ühe sügavuse, ära fikseerida ja siis upub ainult masin või see puur tuleb välja ainult selle pikkusega, mis vastab selle esimesele liugurile, selle piirajale. Aga kui valida 2, siis ta tuleb veel rohkem välja. Ja see ongi see, et lihtsalt ei mõtle, et on vaja uuesti seadistada, vaid panetegi kohe endale kõik paika. Aga see 3. positsioon, mis siin on ülesse, see blokeerib esiteks selle sisselülitamise ja ta fikseerib ka uppumise siis, kui on vajalik nende puuride vahetus. Näete, puurid on väljas ja see on sellepärast, et pääsedes nende avade kaudu, mis siin on avad. Siin on kastis võti, see on just siuke 6 kant võti ja seda tuleb pöörata seda puuri, tuleb pöörata selles aknas niimoodi, et paistaks see pesa, kus on see võimalik seda keerata. Ja niimoodi see keeratakse siit lahti. Ja siis seda on võimalik vahetada või lihtsalt ära võtta. Näiteks selleks, et kasutada šablooni. Seda ma tutvustan teile ka suht varsti. Et ma võtangi praegu selleks selle ära siit. Et see kõik on väga mugavaks ja väga lihtsaks tehtud, et sellel vanemal mudelil oli kõik oluliselt teistmoodi. Et selles mõttes on näha, et see tootja on läinud ikka hüppe võrra edasi oma tootearendusega. Et see on nagu selles mõttes hoopis teine lugu. Nii, panen kinni. Keeran selle kinni. Et ma mainisin nendest rakistest, et nagu ma ütlesin, see on tüübel avade puurimiseks ja siin on erineva läbimõõdega tüübled võimalik siis nende abil panna. Et ma rääkisin praegu sellest, mis võimalused tal on, siuksed nii-öelda tehnilised iseärasused. Et ma sooviksin järgmises videos tutvustada seda, kuidas toimivad lisatarvikud. Ma arvan, et sellest on mõistlik rääkida eraldi ja mis võimalused need lisatarvikud annavad, sest see on täiesti omaette teema. Et siit põgusalt lihtsalt korraks veel, et see on uuendatud mudel, mis on väga hästi läbi mõeldud, mis puudutab seda käepärasust. Ja siis tema võimekus on 900 vatti, kaal on 2,8 kilo ja pöörded on siis 8500 ja nende otste omavaheline kaugus on 32 millimeetrit ja saab puurida ühe puuriga, ehk siis üks välja võtta, üks jätta ja siis sammu sealt endale valida. Et see on juba täiesti nagu siuke valiku küsimus ja kui lähemalt seda tundma õppida seda masinat, siis saad aru ka tema võimalustest. Aga üks väga oluline asi, mida ma tahan mainida, järgmises videost ma räägin sellest põhjalikumalt, et see masin on arvestatud mööblitööstuses kehtivate standarditega. Et see tippude vahe, see puuride oste vahe, on seotud furnituuriga, näiteks mingisugused käepidemed. Et seda kinnitada on vaja puurida augud 32 millimeetri kaugusel. Et selle puuriga saab teha selle ühe löögiga, ühe auguga ja väga täpselt ja kui seda nende lisatarvikutega positsioneerida, siis ei pea viima kuskile seda detaili puurpinki, tegema märgistusi. Et selles osas näiteks ma praegu õpin seda kasutama ja ma ütlen, et mis puudutab positsioneerimist, siis pime inimese jaoks on see täiesti kättesaadav asi. Ainuke asi, et mis mul on, ühe käega on mul ebamugav seda käsitseda
sellepärast, et see tõukamine nagu on natuke keeruline, aga ma harjutan seda ja ma vaatan, kuidas mul välja kukub. Et ma olen siin üht-teist teinud ja näidised olnud teinud, et järgmises videos ma näitan, kuidas see kõik toimib ja kuidas töötavad lisatarvikud. Et kohtume järgmises videos.